Oleme teel Atitlannist, oleme teel Antiguast Lake Atitlanni. Umbes 2 tundi vist sõitu, aga täna meil selgus, et on mingisugune suur üleriigiline streik, nii et me varem ei saanudki liikuma, kui kell on alles siin peale 1:30. Eile oli meil üldse selline päev, et pärast seda vulkaanimatka ei tulnud ühtegi piuksu meil välja, ei tahtnud midagi rääkida. Tegelikult oli väga lahe. Miks me ei tahtnud rääkida? Sest me olime nii väsinud ja Gerdil oli palavik, kõrge 40+ palavik. Nii et me ei olnud kindlad, kas me üldse täna kuskile liigume. Plaan B oleks olnud, et jääme samasse Airbnb-sse veel, seal oli vaba. Aga Gerdil imekombel on täna parem. Väike palavik vist vahepeal ikka on, aga otsustasime, et liigume edasi, sest muidu me jääme oma graafikust ja bookitud majutustest täitsa maha. Sain teada, et kunagi oli Antigua Guatemala pealinn, aga siin juhtus mingisugune suurem katastroof, looduskatastroof ja siis... Maalihe või mingi muda... Midagi sellist, jah. Ma õigesti nüüd mäletan. Sellest on nii mitu tundi möödas juba, kui ma lugesin. Igal juhul ja siis kolis see... Sellest muda lihkest on mitu tundi. Pealinn kolis Guatemala Citysse. Nii et jah, siin on väga palju ka sellised Hispaania ilusat arhitektuuri ja majad on värvilised ja inimesed on üldiselt ka hästi kirjult riides. Naised on kõik siuksete roosa sigri-migri leidikestes. Elu on siin selline, et ma ei tea, motika kihutada ilma kiivrita, väiksed lapsed peal. Koerad peal. 3 last peal või ma ei tea, 4 käsi motika otsas. Koerad süles. See on see... Kott pime on, väiksed lapsed mängivad tee peal, siis kui autod sõidavad, jooksevad sealt eest läbi, mingi koer läks meie selle vänni alt läbi, jooksis. Ma ei tea, hommikul küsisime oma hostilt, et kui tihti keegi surma saab, siis ta ütles, et tegelikult väga tihti ei saa, aga ta ühtlasi ütles, et kui me peaksime kuskil tee peal kellegi alla ajama, või no, kes kui on olemas jalakäija tee sealt üle ja inimene ei kasuta seda, siis võib lihtsalt edasi sõita, sest et inimene ise on süüdi, nii et ei ole midagi muretseda. Ja politsei pidi ka ütlema, et võite minna, et inimene oli ise süüdi. Katsetame natukene kohalikku raadiot ka. Levi ei ole siin parem vahepeal kaob ära, aga praegu meil peaks olema umbes 30 kilomeetrit otse sõita, nii et julgeb raadiot kuulata veits. Aga ega see otse ei ole ka lihtne sõites. Pärast vulkaanimatka lõi minul õhtul välja 41 palavik. Ilmselt põhjuseks üldine kurnatus ja kõrguse muudatus väga lühikese aja jooksul. Samuti teinud ka head, et tegelikult alustasin reisi Eestist juba väikese haigusega. Suundusime Panajatšeli linna poole, Atitlani järve ääres. Antiguast lahkudes ja erinevad väikelinnu külastades hakkas silma see, et peamiselt olid teeäärsed täis autoremondi töökodasid. Pole ka ime, sest isegi maanteel sõites peab vaatama ette, et suurest august läbi ei kihutaks. Samuti liiguvad kohalikud siin palju autokastides. Tundub, et hommikul minnakse selliselt oma tööpostidele. Oleme siin uues linnas, nimeks on Tekpan. Tulime siia, sest meie host soovitas, et siin on üks hea saksa kohvik. Kohalik lõunasöögipaus. Korralik burrito, Maris ka naudib. Paulinos. Panajatšeli linna alguses vist. Ja ma olen veits hirmul, sest et siin on päris hull tee. Teed peab jälgima ja Gert ütleb, et ikka filmida võiks. Vaata, elu käib, no. Leidsime ühe valgusfoori siin kaoses. See on küll ulme ilus. Panajatšeli linnale lähemale jõudes muutusid teed üha kitsamaks ja mägisemaks. Vaated olid aga suurepärased. Oleme Lake Atitlani ääres. Veel päris alla pole jõudnud, aga Gert on võimalus drooni lennutada. Mina olen muidugi suur hirmul ja arvan, et kõik inimesed tahavad ära varastada asjad. Kogu aeg tullakse rüüma.
tegime loomulikult ka vahepeatusi, et vaateid nautida. Justkui kuskilt hüppasid ka keset mägiteid ligi kohalikud müügimehed, kes meid kui turiste ilmselt kaugelt ära tundsid. Autoga liiklemise koha pealt veel nii palju, kohalike soovitusele võimalusel peamiselt õhtusel ajal vältida kõrvalisi asulate vahelisi teid, kus võib esineda röövimisi. Levinud võtted on peamiselt teetõkked ja nii-öelda kontrollpunktid. Oleme jõudnud lõikatud laani äärde. Asjad on ära pandud. 3 suure koeraga host, veits gripi, aga tunduvad sõbralikud koerad. Ja praegu vaatame, et seal järve kohal kõmiste päike. Jälle uskumatu vaatepilt. Jõudsime õhtuks pärale. Atitlan pakkus meile kohe päris maagilise vaatemängu, kus äiksepilved sähvisid 2 vulkaani vahel. Neid siin ikka leidub. Hommikul on plaan järve veidi lähemalt avastama hakata.